siin laevas on laevakoer. Ja siis laevakapten tuli, kõik olid nagu, et can we see the dog, et kas nagu kutsat võiks näha. Võttis raadiosaatus, get the dog, kõik. Mõni minut hiljem ilmus meile üks madrus, kelle tööülesanne oli nii-öelda seda koera natuke kantseldada. Tal oli snäki, teistel olid relvad vöö peal, siis tal oli nii-öelda koerte snäki kauss oli vöö peal. Koer astus sisse ja siis ta andis koerale au. Ja siis, mis asja on ja siis ta seletas, et jah, et see koer on minust kõrgemas auastmes, et tema on nagu vanem madrus ja ma olen nagu madrus. Tere tulemast kuulama karjäärist riigikaitses, Kaitseressursside Ameti saadet. See on meil selline tore saade, kus me kohtume inimestega, kes on riigikaitses ja räägime nende lugudest ja kogemustest. Ja täna on minuga siia tuppa tulnud 2 head kolleegi. Nooremleitnant Marko Kaljuvee, tere! Tere hommikust, Paula! Ja leitnant Indrek Kuusk. Tere hommikust, Paula! Marko on sõjaväepolitsei operatiivteenistuse liiklusgrupi ülem. See oli suur amps, mida võtta. Mis tähendab? See on suur amps, mida vastata kohe sulle, et mida see tähendab. Kus maalt ma nüüd pihta hakkan? Kõigepealt siis, mis asi on üldse sõjaväepolitsei nii-öelda kaitseväe mõistes. Et me oleme üks siis struktuuriüksus, kellel on otsealluvus kaitseväe juhatajale ja hästi lühidalt me tegeleme siis distsipliini ja korra järelevalvega, süütegude menetlemisega. See on nüüd hästi lühidalt kokkuvõttes. Kes tahab, võib minna lugeda siis sõjaväepolitsei põhimäärust, see on täiesti avalikult leitav ja saab rohkem sisse minna. Nüüd, kui me hakkame seda sõjaväepolitseid pulkadeks lahti võtma, siis meil on sõjaväepolitsei ülem, siis on meil staap ja siis tuleb see operatiivteenistus, kus mina olen. Meil on uurijad ja siis meil on ka veel vahipataljon, kes siis võib-olla inimesed on näinud Kadrioru lossi ees seismas, auvahtkonda tegemas ja kes siis ka käivad visiitidel meie külalistel auvahtkonda tegemas. Nüüd siis jõudsime sinna operatiivteenistuse juurde, kus mina olen, seal on mitu erinevat gruppi, et meil on gruppideks jagatud kogu see struktuur. Ehk algab siis sõjaväepolitsei grupist, mis on kõige suurem üksus, siis on operatiivgrupp, liiklusgrupp, kus siis olen mina ja siis on ka K9, aga K9-l me nüüd oleme nimevahetusprotsessis hetkel, kuna siin ühel õppusel oli vaja K9, meie läksime enda pitsudega kohale ja tuli välja, et tegelikult on vaja suurtükiväe tuld. Et nüüd me siis muudame seda nime Military Working Dogsideks, et oleks kõigile selgesti mõistetav ja arusaadav. See oli nüüd lühidalt. Aga mis on just siis see osa, millega sina tegeled? No, jällegi hästi lühidalt kokkuvõttes grupi juhtimine, eestvedamine. Nüüd, kui me lähme sinna sisse, on üks asi, mis on sulle kirjutatud ametijuhendisse ja teine asi on siis, mis sa reaalselt nagu teed. Et need reaalselt tegemisi on nagu päris palju. Lühidalt jällegi kokkuvõttes, kõik, mis puudutab liikumist, eskordid, julgestused, VIP-korteesi saatmine, liiklusjärelevalve näiteks meie mõistes, siis patrullteenistus, kõik need asjad käivad siis üht või teist pidi läbi minu laua. Okei, nagu sa ütlesid, praegu tegid ülevaatlikult. Saame pärast veel tükkideks võtta kogu seda kupatust. Aga Indrek, sina oled mereväe teabeohvitser. Kui palju sa sõjaväepolitseiga kokku puutud? Markoga me nägime paar nädalat tagasi Kevadtormil, nii et puutun ikka. Kuivatusruumis. Jah, just riiete kuivatusruumis nägime. Aga igapäevaselt mitte väga palju. Ehk siis sõjaväepolitsei on pigem nagu, ma olen aru saanud, selline taustajõud. Nad teevad oma asja ja kuidagi jah, väga palju ei treffa, et mereväe teabeohvitserina pigem ma tegelen ikkagi nagu mereväe asjadega, aga on tulnud nagu ette juhtumeid, kus me peame pöörduma, siis tavaliselt on see nõu saamiseks sõjaväepolitsei juurde. Olgu see siis mingisugune, näiteks kui tulevad VIPid külla meile mereväebaasi, siis on alati tulemas ka
või sageli on tulemas ka sõjaväepolitsei eskord nendega kaasa ja siis me ikkagi nii-öelda teretame ja jutuga räägime, nii et mitte väga sageli, aga tuleb ikka vahest ette küll, jah. Mis see on, millega sina tegeled ja äkki võid siis ka tutvustada mereväge üldisemalt? Jaa, merevägi üldiselt. Merevägi koosneb päris mitmest nii-öelda allüksusest, divisionist, kellel nagu igas teises kaitseväe väeosas on siis oma roll. Merevägi nii-öelda stampväljend või seda, mida võib ka Googlest lugeda, on see, et me kaitseme Eesti territoriaalvett, merepiiri ja kõik, mis sinna juurde kuulub, olgu selleks siis nii-öelda tsiviillaevaliikluse kontrollimine, olgu see siis nii-öelda miinide ja lõhkekehade kahjutuks tegemine vee all, olgu selleks siis mereliste operatsioonide teostamine ja toetamine kaldalt, et kõik see käib sinna juurde. Mida mina ise teen? Teabeohvitseri amet on siuke huvitav amet, et ma olen sisuliselt, inglise keeles on see väljend public affairs officer, mis tõlkes võiks olla midagi sellist nagu avalike suhete ohvitser või midagi sellist. Ehk siis sisuliselt ma olen Kaitseväe hetkel 1-2 meediaohvitserist mereväes, kelle igapäevane ülesanne ongi vastata ajakirjanike päringutele, küsimustele, toota Kaitseväele meediasisu, olgu selleks fotod, pildid, igasugused sotsiaalmeediakanalid, mida me ise haldame. Mereväel on ka oma nii-öelda Instagrami, Facebooki leht olemas ilusti. Ehk siis see on selline avalikud suhted, ürituste korraldamine natuke, ajakirjanike saatmine ja ise meediasisu tootmine siis, jah. Võib-olla nendele kuulajatele, mul on riigikaitsega siuke, alati on põnev kuulata teisi inimesi rääkimas sellest, mis nende kogemus on olnud ja tihti just need inimesed, kes muidu ei tööta igapäevaselt riigikaitses, aga näiteks just mehed ka, kes on ajateenistuses käinud, siis terve elu meenutavad just seda ajateenistuse aega ja mis seal toimus. Ja siis, kui ma tulin näiteks Kaitseressursside Ametisse tööle, siis ma sain ise ka aru, et kui erinev tegelikult just see tegevväelaseks olemine on või teenistus Kaitseväes, kui sa ei ole enam ajateenija. Kuidas te kirjeldaksite, mis loom see tegevväelane on? Tegevväelane on võrreldes ajateenistusega. Ma ütleks niimoodi, et kui ajateenijana kuidagi sulle öeldi kõik väga konkreetselt ette, mis sa tegema pead, sa olid sisuliselt nagu koolipingis ikkagi, käisid nii-öelda klassitundides maastikul väljaõppe, ehk siis väljaõppe oli see igapäevane tegevus, siis tegevväelase elu on rohkem nagu töö tegemine. Ma panen samamoodi hommikul vormi selga nagu iga teine, kes läheb kuskile kontorilaua taha istuma tsiviiltöö peale. Ja samamoodi ma täidan oma tööülesandeid. Nüüd nagu erisus võib-olla ajateenijate vahel ja tegevväelaste vahel, mida mina tunnen, on just rohkem see side kolleegidega, et hästi palju on koostööd, et jah, ilmselgelt ajateenijana sa oled samamoodi kuskil mingis üksuses, sul on omad kamraadid, sõbrad, kaasteenistujad, kellega sa oma ülesandeid täidad, siis tegevväelane peab natuke rohkem võib-olla ise juhtima ennast, mõtestama natuke rohkem lahti, et miks me midagi teeme. Ja just nagu see koostöö osa, et nagu täna ma olen siin, homme ma teen näiteks ameeriklastega koostööd, järgmisel nädalal lähen teise teabeohvitseriga maastikule ja nii edasi. Ehk siis selline koostöö on põhimõtteliselt see, mis võib-olla natuke eristab seda tegevväelast minu jaoks ajateenijast. Ja laias laastus ma olen Indrekuga nõus, et milleks on üldse tegevväelase vaja ongi Kaitseväel on teatud ametikohad, mida ei ole võimalik täita siis ajateenistuse või ajateenistuse tsükliga, eks ju. Et kogu see süsteem üleval püsiks ongi siis tegevväelasi vaja, kes siis need teatud tööülesanded ära täidaks. Nüüd lähitulevikus ma arvan, et see tegevväelase ja ajateenija roll nagu sulab natukene rohkem ühte, kuna ajateenistuse tsükkel muutub ja tuleb see lahingvalve, et kus siis saab reaalselt ajateenijaid siis kasutada siis ka selliste ülesannete puhul, kuhu muidu võis minna ainult siis nagu tegevväelane. Et ma arvan, et see läheb üha vähemaks, see piir, et päeva lõpuks me kõik kanname vormi ja teeme ühte ja samat ülesannet ühe eesmärgi nimel. Indrek tõi välja selle sõna töö. Mis see sinu jaoks on? Elukutse? Ta on selline
noh, et mis on töö mõiste, eks ju, sa vahetad enda teadmised energia raha vastu. Lühidalt. Ta on siuke, minu jaoks on ta siuke hübriid kokku panduna, eks ju, et noh, ilmselgelt ma olen siin vabatahtlikult, et ma ei pea siin olema, ma võin mingit muud tööd teha, eks ju. Jah, ta algab mingil kellaajal, ta lõpeb mingil kellaajal, aga kuna sõjaväepolitsei on alalises valmisolekus üksus ja meie ülesanded on sellised, mis lähevad ka hiliste õhtutundideni või varajaste hommikutundideni, siis ta ei ole selles suhtes klassikaline töö, et sa tõused, lähed 8-5, viskad pastaka nurka. Et selles mõttes ta nagu kuidagi on teistsugune võrreldes siis tavatööga. Ja tegelikult see valmisolek on nagu mitte ainult SPS või ehk siis jaa, selliseid on veel. Just, et tegelikult ma arvan, et kõik tegevväelased või vähemalt enamus meist ikkagi arvestavad sellega, et vahet ei ole, kas on pühapäeva õhtupoolik või on puhkuse teisipäev ja kui telefon heliseb ja on vaja tulla ja nii-öelda isamaa eest väljas olla, siis ütleme nii, siis ma arvan, et me kõik oleme selleks valmis ja see võib-olla natuke eristab meid nii-öelda tsiviiltööst ehk kuigi jah, seal on ka enamus kohtades ikkagi valmisolek peab olema ja kättesaadavus peab olema, siis päris nii ei ole, et ma tõmban endal juhtme seinast välja. Jah, loomulikult ma lõõgastun, ma võtan vormi seljast, ma ei tunne, et ma oleksin nüüd pühapäeva õhtul kodus telekat vaadates kaitseväelane, aga ma tean, et ma olen valmis nagu sekundiga selleks muutuma, kui selleks peaks vajadus tekkima. Taustaks, kuna me võrdlesime just ajateenijaid ja tegevväelasi ka, kui palju, te olete mõlemad ohvitserid, palju teie ajateenijatega kokku puutute? Igapäevaselt, sõjaväepolitsei on puhtalt operatiivteenistus, on siis puhtalt elukutselistest komplekteeritud. Igapäevaselt me ei puutu. Samas ma alguses mainisin ka, et meil on vahipataljon ja seal me käime siis väljaõpet läbi viimas. Nüüd viimane kevadtorm, mis just hiljuti lõppes, meil oli antud üks vahipataljoni rühm toeks siis, et täita neid RLS ülesandeid. Meie koostöö oli väga hea. Rühmad vahetusid poole pealt, esimese rühma oma, kui pidi ära minema, siis ütles, et nad sooviks jääda meiega lõpuni. Et nad olid väga rahul sellega, et nad said nii-öelda seda päris asja teha, et midagi meie igapäevaselt nii-öelda kokku puutume. Et näiteks oli see väga huvitav kogemus. Ja nüüd kui tuleb see lahinguvalve, eks seda rohkem me hakkame enda ajateenijatega siis rohkem aega veetma. Mul endal ei lähe vist nagu päevagi mööda, kui ma ühtegi ajateenijat ei näeks. Iseasi palju me nendega nii-öelda aktiivselt midagi teeme. Et ma võin näiteks tuua, et just eile hommikul ma viisin ajateenijatele läbi meediakoolitust, kuidas meedias käituda, mida oleks hea teha, mida võib-olla mitte nii hea teha. Et selline nii-öelda väljaõppe ja õpetamine, see kuulub tegevväelase nii-öelda ameti juurde, et vahet ei ole, mis auastmes sa oled reamehest kindralini välja, sa pead olema valmis nii-öelda enda kolleege, isegi kui need kolleegid on sinust kõrgemas auastmes, oma nii-öelda erialaselt õpetama ja harima ja see on see, mida me ajateenijatega ka aeg-ajalt teeme. Kuna merevägi on üsna väike nii-öelda väeliik, siis nagu ma ütlesin, me puutume tegelikult nendega iga päev kokku ja minu töö juures on väga just nagu hästi positiivne, mille ma välja tooks, on see, et tänapäeva nii-öelda noored on hästi meediateadlikud tegelikult juba nii-öelda kaitseväkke tulles oma nii-öelda, ütleme siis sünniaasta arvu pärast juba. Mis tähendab seda, et see mõningal määral lihtsustab teabeohvitseride tööd igasuguse meediasisu tootmise puhul. Ehk siis on ajateenijad, kes löövad väga aktiivselt kaasa, olgu selleks siis mingite piltide tegemine, ükskõik millise meediasisu tootmine ja sellepärast on nagu hästi positiivne, et paljud ise tunnevad huvi, näiteks, et kui me käime messidel või mingitel üritustel koolides teabeohvitseridena meie väeliiki või tegevusi tutvustamas, siis alati on nagu sisuliselt rida ajateenijaid ukse taga, kes ütlevad, et nii äge, me tahaks kaasa tulla, me tahaks ka rääkida seda, mida me teeme laeva peal, me tahame rääkida seda, mida rannikukaitsedivision teeb metsas ja nii edasi. Et ajateenijatega koostöö on siuke pidev ja ma näen ajateenijaid, olles kunagi olnud üks neist, pigem nagu ma näen seda trendi selles osas, et ajateenija on nüüdseks saamas pigem nagu kolleegiks tegevväelasele. Et ma enam ei erista, et kui vahet ei ole mitu triipu või tärni sul rinnas on, kui sa tuled ja me oleme ühise eesmärgi peal väljas, siis nagu meie koostöö peab sujuma ja sageli ka nagu sujub väga hästi.
selles maailmas on üldse huvitav näha, kuidas see ongi väike ökosüsteem, et sul on see võrgustik ja kõik need inimesed, kellega sa suhtled. Et minu töö ka, mõtlen, kuulajale taustaks, see ei ole esimene kord, kui me kohtume, et me oleme mitmeid projekte koos teinud ja tihti üks osa meie tööst on see ka, et käimegi näiteks ajateenijatele rääkimas, et mis erinevates üksustes toimub ja siis me teeme seda koos ja mina näiteks näen igapäevaselt erinevaid osi Kaitseväest. Sellepärast oleks huvitav teada ka minna ajas tagasi, et kui te rääkisid sellest, et mida te tänasel päeval teete, siis kuidas te olete üldse jõudnud siia, kus te täna olete? Kus see teekond alguse sai? Millest see koosnes? Mul on võib-olla natuke lühem tee ajas tagasi minna, et ma siis alustan. Et mina teenisin aega staabi sidepataljoni teavituskeskuses, ehk siis tegelikult ma olen selle meedia värgiga, siis ütleme meediavärgi ja mingi kaamerate, mikrofonidega üsna harjunud, sest et ma tegin seda juba ajateenistuses. Minu jaoks oli tohutult silmi avav see kogemus, kui ma Lõuna-Eesti poisina sain vanus sai täis, sain kutse postkasti, et olete võetud arvele ja aeg on minna ajateenistusse. Siis minu jaoks oli hästi silmi avav kogemus see, et kui ma peas mõtlesin, et Lõuna-Eesti poisina, kuhu ma ikka lähen, Kuperjanov jalaväepataljon, Taara linnak, siit ma tulen, nädalavahetusel hea lühike tee koju minna, siis ma sain teada selle protsessi käigus, kui minust ajateenija hakkas saama, mind kutsuti vestlusele ja arstikusse komisjoni, siis ma sain teada, et Eesti Kaitseväes on tohutult erinevaid ameteid isegi ajateenijatele. Ehk siis kuna ma olin ise meediast, kirjandusest ja sellisest asjast varasemalt huvitatud, siis minu jaoks silmi avav kogemus, et ma sain aega tulla teenima endalegi üllatuseks kaugele Tallinna pealinna, eks ole, kus staabi sidepataljon siis tollal paiknes ja teha midagi täiesti teistsugust, mida ma arvasin, et mis ajateenistus üldse olla võib. Ja ma arvan, et tänu sellele, et ma olin ajateenija juba teavituskeskuses, ma nägin hästi palju erinevaid Kaitseväe osi. Ma käisin sõjaväepolitsei juures videolugusid tegemas, laeva peal, õhuväge külastasime ja nii edasi ja nii edasi. Et mul oli see silmaring võib-olla tänu sellele ajateenija mõttes natuke suurem kui keskmisel ajateenijal, kes tegeleb mingi kitsa erialaga ja väga palju koostööd ei näe ja ei tee. Siis sellel hetkel ma teataval määral kasutan siis sõna, et armusin sellesse ametisse, ehk siis just see, et ma nägin, et see on natukene, mitte öelda riik riigis, aga selline, et kuidas Kaitsevägi on nii lai, et isegi kui ma tahaksin kuhugi teisele ametikohale minna, siis ma ei pea minema tsiviilellu seda tegema, sest et nagu me oleme siin varasemalt naljatanud omavahel, siis ainuke amet, mida meil ei ole, on veterinaar Kaitseväes, ülejäänud leiavad endale mingisuguse väljundi. Mina leidsin oma väljundi selles, et tänu sellele hüvedele, mida Kaitseväe Akadeemia pakub, õppimise ajal palk, kindel töökoht ja nii edasi, siis mul hakkas see mõte täitsa meeldima, et mul on kool, ma saan õppimise eest palka, ma saan teha midagi hästi huvitavat, midagi teistsugust ja mind ootab kindel töökoht, ma ei pea kuskil tööturul väga konkureerima peale kooli lõpetamist. Ma otsustasin minna Kaitseväe Akadeemiasse, küll aga et natukene endale natuke panna üks siuke pehme kaigas kodaratesse, siis ma mõtlesin, et ma pöördun sinise vormi usku ja lähen hoopis, hakkan mereväelaseks endalegi üllatusena. Ja põhjus oligi selles, et teavituskeskuses ma sain sõita laevaga natuke kaasa, teha ühe videoloo laeva pealt ja mulle see elu seal väga meeldis. See kolleegium, kes seal koos oli väga lahe. Ja nii ma siis mereväe kasuks otsustasin. Kus sa üldse teadsid seda, sest hästi tihti ajateenistuses ei teata, et kui sa oled oma näiteks koduüksuses olnud ajateenistuses, et sa saad minna maaväest näiteks õhuväkke. Et kas sul juba kohe, kui sa kandideerisid, siis sul oli teada see? See tuli ka mulle tegelikult üllatusena, sellepärast, et ma teadsin seda, et kuna ma olen just nägu roheline, vorm roheline metsast tulnud, siis praegult ma kohe seda uuesti kindlasti teha ei taha. Ja siis täiesti juhuslikult kuskil sotsiaalmeedias nägin seda Kaitseväe Akadeemia reklaami, võtsin nendega ühendust ja minu põhimõtteliselt ütlesin, tere, Indrek, mul on üks küsimus, kas ma saan tulla täiesti teise väeliiki? Ja selle peale vastati mulle, et see ei ole mitte mingisugune probleem, milline su varasem taust on, kui sul on ajateenistus läbitud, tänapäeval saab ka akadeemiasse minna poole ajateenistuse pealt, siis jälle positiivne üllatus ja mulle öeldi ka seda, et isegi kui sa mingil hetkel otsustad, et sa tahad hoopis nüüd õhuväelaseks hakata, näiteks peale akadeemiat, siis ka see on mingil moel võimalik.
ja peale akadeemiat esimesed tööülesanded, mis mul olid, sõitsin laevaga, juhtisin laeva, ehk siis tsiviilmõistes ma olin nagu tüürimees, meil vahiohvitser, laeva navigatsiooni ja sideohvitser olin, sain seda mõned aastad teha, peale mida siis võtsin osa ühest rahvusvahelisest sõjalisest operatsioonist staabi koosseisus logistikaohvitseri ja meediaohvitserina, juba siis teabeohvitserina. Sain olla natukene mereoperatsioonide keskuses, mis siis põhimõtteliselt tegeleb nii-öelda mereseirega ja olukorra teadlikkuse tagamisega. Peale seda vahepeal sõitsin ringi väekaitsekaatritega ehk siis väiksemate laevadega ja olen siin muid asju teinud veel. Eelmine amet oli Miinisäe divisjoni staabiohvitser, mis tähendab seda, et kõik, mis puudutas meie laevu ja tuukreid, nii-öelda Miinisäe divisjoni laevu siis ma sisuliselt tegelesin väljaõppe planeerimise, personalihalduse ja sellise asjaga. Ja nüüd siis tegelikult see teabeohvitseri amet. See ei ole küll mul uus, aga ametikohal ma olen üsna uus, et ma olen siin alles mingi 3-4 nädalat olnud, et niimoodi ma siia jõudsin lühidalt. Indrek on enam-vähem sarnases vanuses, nagu mina olen ja vahepeal, kui ma kuulan neid lugusid, siis hakkab veits selline tunne, et mida ma oma eluga pihta olen hakanud. Et kõik need rollid ja asjad, mis sa teinud oled, on päris muljet avaldav. Ja, ega sulgi paha amet pole, et seal toolis on ka kindlasti väga mugav istuda. Seda küll, ma olen väga rahul. Ja ma pean sind parandama. Ma rääkisin ühe ajateenijaga ja ma küsisin ta käest, et kas sa tahad jääda tegevteenistusse? Siis ta ütles, et tead, et siuke lugu, et ma tahaks väga kaitseväkke jääda, aga mu elukutse on hakata baarmeniks. Ja kaitseväes ei ole siukest ametikohta, nii ma ei saa jääda siia. Baarmeniks ei saa. Marko, kuidas sinuga lood on? No pane nüüd ennast valmis. Ei, tegelikult minu esimesed kokkupuuted üldse kaitseväega olid ikka suht kohmetud, nagu ikka esimesed asjad on. Mul tädipoeg, kes on paar aastat vanem minust, tuli Tallinnasse mereväkke aega teenima ja siis me läksime perega midagi külla vaatama ja siis kui sa võtad mingi hästi odava filmi, mis tahab ühte tseeni panna kõik asjad sisse, et seda olustikku üles anda, siis seda ma seal värava taga nägin, et kes seal marssis, kes tegi kätekõverdust, kes sinna röökis kellegi peale, et seda oli nagu väga palju minu jaoks. Ja tädipoeg, kes muidu on vaikne Lõuna-Eesti noormees, siis tal ei tulnud nagu mitte ühtegi sõna suust välja. Et noh, kuidas sul läheb? Et soovid, me toome midagi. Ja siis peale seda külastuse lõppu isa küsis mulle, et no varsti lähed ise ka. Ei, enne läheb põrgu jäässe, kui mina sinna lähen. Et see on ikka väga jube koht. Teine kokkupuude oli koolis riigikaitse õpetuses. Meil oli välilaager, mind pandi jaoülemaks ja öö. Üks hetk siis pimedas telgis ärkan ülesse. Kuulen, mingid paugud käivad, hakkan siis korraldusi andma seal, nii palju, kui ma neid tolleks ajaks olin õppinud. Et kõik ringkaitse positsioonidele ja telgis täielik vaikus. Mitte keegi ei liiguta. Mõtlesin nagu, et klassikaaslased teevad mulle nagu sellist, et nad väänavad või midagi. Röögin uuesti, et davai kõik nüüd välja või sinna ringkaitse positsioonidele, et action käib, ikka vaikus. Mõtlesin, minge teie ka siis võtsin enda šopööri labida, mis pidi siis relva imiteerima. Jooksin välja, jooksin enda positsioonile ja siis ülejäänud kõik olid juba kohal. Sa andsid endal korraldusi. Ma magasin nii sügavalt, et ma ei pannud nagu seda lahingut tähele üldse. Ja siis oli häire lõpp ja siis ma otsustasin, et ma jään sinna kraavi magama, et raudselt tuleb, esimene rünnak oli ära, kohe tuleb teine laine raudselt, et ma olin juba possal ära. Ja teist lainet ei tulnud ja siis ma tõusin hommikul siis kraavis üles, et need esimesed hea kokkupuuted, mul ei olnud üldse sellised, nagu, ma poleks arvanud, et ma terve täiskasvanud elu nüüd vormis olen. Aga kool sai läbi, gümnaasium siis, ja mul ei olnud nagu mõtteid, et mida minna õppima või mida üldse enda eluga pihta hakata. Aga mu klassivennal oli kindel soov, tema tahtis minna Kuperjanovisse aega teenima ja siis ta ütles, et kuule, tule ka siis tee nii-öelda vaheaasta, mõtle endast selgeks. Ja
jalutasin, ma kutset ei saanud, jalutasin sisse, ütlesin tere, tahaks tulla. Käis kogu see virvar ära, paberimajandus, arstlikud komisjonid. Kuhu sa sisse jalutasid? See teie eelkäija, KRA. Ma arvasin, sa läksid otse Ei, otse. väravas sisse. Pääslas. Ei, päris nii ei olnud, jah. Ja siis ma lõpetasingi Kuperjanovis, tegin siis vastupidi sinule, eks ju, et ma läksin siis põhjast lõunasse, tuli lõunast aga meil vahetus. Ja seal oli, kuna ma läksin nii-öelda vabatahtlikult, et siis vabast tahtest jalutasin sinna Pääslasse. siis mul ei olnud nagu mingeid ootusi üldse selle teenistuse suhtes, et mis seal saama hakkab, aga kogu see ajateenistus oli väga äge. Hästi kiirelt võtsin asjad omaks, aga jube kähku sai ka see ajateenistus nagu läbi. Ja siis oli jälle vaja mõtlema hakata, et kuhu edasi, mida teha. Ja siis ma mõtlesin, läheks siis Tartusse kooli, sõjakooli siis, või Kaitseväe Akadeemiasse. Aga mu ma olin humanitaartaustaga, matemaatika on mul siiamaani suhteliselt kehv. Ja siis taheti sisseastumisel just kas matemaatikaeksamit või midagi sellist, ehk siis see kukkus laualt ära. Siis meie ajateenistuse põhjal moodustati ka Estrifi missioonirühm, kus oli mu rühmaolem, ta kutsus mind sinna ka. Aga jällegi, olles nüüd veetnud 11 kuud Lõuna-Eestis, tahtsin jubedalt Tallinnasse tagasi tulla, ikkagi noor mees ja vilkuvad tuled ja suurlinna võlud. Ja siis üks teenistuskaaslane viskas õhku, et kuule, tema läheb SB-sse, kas sa ei taha tulla? Mõeldud tehtud, kandideerime siis. Ja nii ma sealt SB väravast siis lõpuks sisse jalutasin ja siiamaani terve teenistuse olengi siis veetnud sõjaväepolitsei operatiivteenistuses erinevatel ametikohtadel. Roninud siit alt, keskelt, lõpuks just nii kauge, kui ma täna olen. Mulle tegelikult meeldis see, mida Marko mainis ka siin, et see ajateenistus, kui keegi kuulajatest on minemas või mõtleb minna ajateenistusse, aga ei suuda seda võib-olla enda jaoks nii-öelda veel täielikult lahti mõtestada, siis ajateenistus on tegelikult väga hea koht, kus võtta endale mõtlemisaega. See tähendabki seda, et tavaliselt, vähemalt enda näitel ka, keda ma nägin enda kõrval ajateenistuses, noored nii-öelda kooli lõpetanud poisid, tüdrukud, gümnasistid hiljuti, kes paljud muidugi teadsid ka, et nad teevad selle ajateenistuse ära ja siis neil on mingi muu väljund. Mõned teadsid, et nad tahavad tegevväelaseks jääda, aga palju oli ka neid kaasa arvatud mina, kes ei olnud absoluutselt kindel, mis saab edasi. Ja see 11 kuud tollal oli täpselt selline hea mõtlemisaeg, et okei, et ma ei läinud ajateenistuse mõttega, et ma nüüd jään siia. Ma ei läinud ühegi mõttega. Ma läksin selles mõttes sinna selle eesmärgiga, et ma teen selle ära, vaatame, mis saab. Aga tegelikult see 11 kuud andis mulle väga palju mõtlemisaega, et ma saaksin aru, et kuhu ma sattunud olen, mis minust võiks edasi saada ja nii edasi. Et kui ma peaks tooma välja ühe nii-öelda põhiväärtuse ajateenistuse juures, lisaks muule saad mingisugused oskused metsas hakkama saada ja riiki kaitsta ja nii edasi, siis nende stampväljendite või oskuste kõrval on kindlasti see, et sul on endale aega lihtsalt. Sulle öeldakse ette enam-vähem, mida sa tegema pead ajateenistuses, kõik on väga reglementeeritud ja siis sa saad rahulikult õhtul vaadata ülemist narilage ja mõelda, et äkki tahaks hoopis juristiks minna või midagi sellist. Et mõtteaeg on see, mis sealt saab kaasa. Pluss see karjäärisüsteem üldse, mis kaitseväes ja riigikaitses on, et ma arvan, kui ma mõtlen tagasi ajateenistuse endale seal kuskil 18-aastasena, siis see ei osanud väga mõelda karjäärist kui pikaajalisest süsteemist, mis hakkab kunagi toimuma. Mina arvan, et ka ma jõuan tagasi sellesse süsteemi. Ja täna väga raske on vahepeal nägin ühte ülemat, kes rääkis oma ajateenijatele, ütleski seda, et ma tean, et te saate kohe reservi. Teil on jumala kopp ees praegu sellest vormi kandmisest ja ma ei tea, kuskil kaevikus olemisest ja sellest sööstakatast, aga korra ignoreerige seda tunnet ja mõelge, et mis see asi nüüd on siis, mida te edasi tahate, sest siin KRA maja poolest ka, et kui sa tegeledki inimestega, kes tulevad tööle ja teenistusse kaitseväkke, siis on näha seda trendi, et minnakse ajateenistusest ära, korra taastutakse ja siis hiljem saadakse aru, et mulle tegelikult meeldib see maailm ja tuleks äkki prooviks veel midagi teha siin.
ja no sinu sellest mõttest nüüd edasi minnes, põhimõtteliselt mul nii oligi, et läksin reservi, tegin katsed SPS ära ja siis ma unustasin tegelikult ära, et ma kandideerisin. Kuna need taustakontrolli asjad võtsid aega, et peale jaanipäeva see oli ja oktoobris ma sain, ühesõnaga tuli kõne, et esmaspäeval ole siis Rahumäe T4A asoo, siis pidin teises töökohas nagu ära ütlema, et kuna ma nüüd lähen tegevteenistusse. Mul on päris head mitmed kolleegid, kes on käinud peale ajateenistust kuskil ära, õppinud mingi päris nii-öelda hea ja tähtsa ameti selgeks ja teinud ka tööd mingil muul alal. Et näiteks üks tuuker, kui ta ennast ära tunneb siis tervitused talle, töötas pikka aega arhitektina, projekteerijana, ehk siis käiski kuskil Soomes mingid nii-öelda maju disainimise ja nii edasi. Ja siis mingil hetkel tundis lihtsalt, et okei, tahaks nüüd teha midagi teistsugust, ma hakkan tuukriks. Või siis mu kolleeg, teine teabeohvitser, kes näiteks õppis Tartu Ülikoolis ajakirjandust üldse. Et sageli inimesed käivad ära ja päris paljud neist jõuavad meie juurde ringiga tagasi oma mingis eluetapis. See muidugi ei tähenda seda, et kui sa annad sõrme, kaitsevägi võtab käe, absoluutselt mitte. Et kes on meil ajateenistus ja läheb, teeb ülejäänud elu mingit muud asja, kes võtab pausi, tuleb meile aastaks tagasi, kes võtab pausi, jääb pensionieani meieni või mõned kauemgi. Et neid valikuid on väga mitmeid ja inimesi on erinevaid. Ja ma olen ka näinud mitmeid sõpru tuttavaid, kes lähevad, teevad näiteks baka ja isegi magistri kuskil mujal ära ja siis tulevad kaitseväkke tegevväelaseks ja selles mõttes jumala kasulik meile ka, et sa tuledki mingi teadmisega, mis seda on igapäevaselt, et kaitseväes kasutatakse ära inimeste teadmisi ja oskusi. Aga Kaitseväe Akadeemias tehti nüüd ju ka see noorem ohvitseri kursus, et kui sul on mingi eriala kõrgharidus, siis sa saad minna sinna sügisest õppima ja siis 1,5 aastaga saad rühma ülemaks ja Kaitseväkke. Kuidas üldse, Indrek, Kaitseväe Akadeemia, selles mõttes mina, omades kogemust Tartu Ülikoolist tudengina, ütleks, et Kaitseväe Akadeemia on natuke siuke imelik kõrgharidus või rakenduskõrgharidusasutus, et ta on ikkagi teistmoodi, sulle makstaksegi palka ka selle eest või toetust, et sa seal koolipingis istuksid. Et mis tunne oli olla Tartus tudeng ja õppida Kaitseväe Akadeemias? Väga lahe tunne oli, päriselt. Et selles mõttes oli lahe tunne, et ma läksin teadmisega, et mina olen nüüd kaitseväelane, ma sain seal natuke aega olla ja siis ma olin edasi seal tundega, et ma on tudeng. Et tegelikult jällegi seesama 2 mütsi analoog, et sul on, paned selle nii-öelda korporatsiooni mütsi tõmbad pähe, oled tudeng, nädalavahetusel veedad Tartus sõpradega mõnusat aega, käid igasugustel üritustel koos ja siis esmaspäeva hommikul tõmbad sinna korporatsiooni mütsi peale, kaitseväelase mütsi peale ja lähed teed oma asja. Et ma ütleks, et see Kaitseväe Akadeemia on selles mõttes eriline kool, aga mõnes mõttes nagu ei ole ka, et ta natuke tundub ilmselt paljudele erilisem, aga samamoodi ma võin öelda, et mingisugune Viljandi Kultuuriakadeemia on eriline, et sa lähed ja teed mingit kitsast asja, samamoodi on Kaitseväe Akadeemia, sa tuled ja teed üsna kitsast asja ja lihtsalt selle erisusega, et sa kannad vormi võib-olla ja vahepeal käid ka metsas, ka mereväelased käisime metsas, aga kindlasti ei ole ta see, millest ma algusest natuke kartsin, et ta on siuke ajateenistus vol 2 või siuke ajateenistus teine tulemine nagu, et seda ei ole, et seal sa oled juba nii-öelda kolleegi staatuses kindlasti ja seal on ikkagi õppejõud on samamoodi kannavad vormi, osad ka mitte, aga kolleegid, kes teevad koostööd, et jah. Erilised, aga mitte väga, ma ütleks. Marko, sa oled õppinud midagi? Midagi kindlasti ma olen õppinud. Eluõpet. aga minu teekond on ohvitseriks on siis mõneti teistsugune, et nagu ma mainisin ka, et akadeemia uksed jäid minu jaoks esimesel katsel suletuks. Enamus karjäärist ma olen tegelikult olnud vanemal ohvitser, ehk siis veeblina. Kui nüüd protsentuaalselt võtta, siis ma olen olnud veebel kõige pikemat aega. Et ohvitser on siuke suht värske minu jaoks. Kuidas ma üldse sain, oli niiviisi, et ma tulin missioonilt tagasi. See oli siuke mõttekoht, et midagi võiks nagu teha, midagi võiks nagu õppida. Ja ma läksin Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse ja õppisin seal liiklusohutust. Ja kui ma selle eriala olin siis omandanud, tekkis meil võimalus
ehk siis vana grupiülem läks teise üksusesse, jäi koht vabaks ja siis ma käisin noorem staabiohvitseride kursusel, mille ma siis ka edukalt lõpetasin ja nii must ohvitser sai. Et need teekondi on erinev ja seesama, mis sa nüüd see uuena välja tõid, et variante on jah, nagu erinevaid. Ja tegelikult mereväes on täpselt samamoodi. Mul hea kolleeg, kes töötab patrulldivisionis praegult ohvitserina. Kuna Kaitseakadeemia teeb koostööd nii-öelda erialaliselt nii-öelda ka tsiviilülikoolidega, siis meie käisime nii-öelda mereväelastena näiteks Koplis asuvas Eesti Mereakadeemias simulaatoritunde, laevaehitust ja nii edasi võtmas. Ja seal ma sain tuttavaks ühe toreda kolleegiga, kes kandis tsiviiltüürimehe vormi ja tegutses nii-öelda õppis tsiviiltüürimeheks. Mina kandsin lihtsalt siis mereväelase vormi ja õppisin mereväe tüürimeheks ja täna me sisuliselt jagame kontorit koos, et tema otsustas selle tee kasuks, et ta teeb oma nii-öelda esimese ülikooli kraadi siis tsiviilasutuses ja siis ühineb mereväega hiljem ja ohvitseri staatuseks saamiseks sul tegelikult piisabki sellest, kui sul on mingisugune varasem kraad olemas, mis kaitseväele on oluline ja neid kraade on väga palju ja neid ameteid on väga palju ja siis tehakse sulle sisuliselt siuke paarikuune kiirkursus või kiirkoolitus, mis toob sind natuke nii-öelda sellest tsiviilmaailmast militaarmaailma, saad oma nii-öelda mereväe mõistes oma sõõriku või siis kõrgema nii-öelda esimese auastme, ohvitseri auastme peale ja hakkadki tööle, et ei ole nagu Marko näitel, ei ole tarvis käia Kaitseväe Akadeemiat läbi selle jaoks, et ohvitseriks saada. Piisab lihtsalt kõrgharidusest, mis on kaitseväel oluline. Ja, no tegelikult ja siis samamoodi ka ju naistega, et isegi ajateenistuse mõttes see Kaitseakadeemia kursus on selline, et sul peab lihtsalt see baasõppe olema, et näiteks kui sa oled Kaitseliidu sokli läbinud sõdurioskuste kursuse, siis jah, saad juba Kaitseakadeemiasse minna. Ja. Aga mis teid üldse, nüüd on ju tuli see lisatasusüsteem, et kui inimene on olnud teenistuses näiteks 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat, siis selle numbriga protsent tuleb palgale ka juurde. Ja kujutad ette nüüd, et sa planeeridki, et sa oled 10 aastat, teed karjääri selles valdkonnas. Mis teid motiveerib, on hoidnud selles? Mind isiklikult näiteks ma ei mõtle sellele. Ma ei mõtle mingile rahanumbrile, mis mulle palgale lisandub mingisuguse, ma ei tea, mitme aasta pärast või midagi sellist. Küll aga, millele ma mõtlen, on see, et nagu me juba siin ennem ka mainisin, mul on selline kindel amet ja mul on kindel tööandja, mis on võib-olla isegi tähtsam. See tähendab seda, et kui ma mingil hetkel teen oma rotatsiooni teabeohvitserina ära ja ma tunnen, et nüüd ma tahaks midagi, täiesti midagi muud teha, siis jällegi hea näide kõrval kolleeg, praegune veel teabeohvitser mereväes, tõuseb umbes 2 kuu pärast laua tagant püsti ja ütleb, et tšau paka, mina lähen nüüd tuukriks hoopis. Ehk siis sul on nii palju neid erinevaid valikuid, et see on võib-olla see, mis motiveerib, et ma ei peagi rullima mingit CV-keskust ja tööturgu ja mõtlema, et kuhu nüüd edasi või millal ma midagi õppima lähen, sellepärast, et Kaitsevägi annab mulle võimaluse ennast arendada pidevalt, ma võin minna magistrit tegema, võin minna doktorit tegema tulevikus, ma võin vahetada täiesti teha kannapöörde ja minna õhuväkke midagi tegema, kui ma leian sealt endal väljundi. Ehk siis jah, veel kord, mind ei motiveeri mingi number tulevikus. Mulle meeldib sinu üks kolleeg on ju mehaanik ja kelle plaan on minna TalTechi inseneriks õppima, et siis edasi jätkata hoopis Kaitseväe insenerina. Just, ehk siis see hüppelaud, nii-öelda Kaitsevägi võib olla ka hüppelaud, et kui ma enne mainisin, et saab vastupidi, et sa tuled tsiviilmaailmast nii-öelda Kaitseväki mingi haridusega, siis väga vabalt võib olla niimoodi, et sul on Kaitseväes mingisugune kogemus, mingi haridus ja sa kasutad seda hüppelauana, et minna näiteks tsiviilmaailma. Lihtsalt ongi see, et kui vile käib ja sind on vaja, siis Kaitsevägi kutsub sind kohale ja Kaitseväel on ainult hea meel, kui sa tuled oma üksuse juurde niimoodi, et sul on veel rohkem kogemusi, kui sul nagu varem oli. Et võimalusi nagu selles mõttes karjääriredelil liikuda mitte ainult üles-alla, vaid vasakult paremal on nii palju, nagu nii tohutult, et see on see, mis mind nagu paelub ja hoiab. Ja ei, ma olen Indrekuga olen nõus, et see palganumber, see on nagu tore, aga raha ei tee tegelikult sind ju õnnelikuks. Et ma saan ka seda protsenti nüüd, mis on paar kuud olen vist saanud, eks ju, mis aastast üldse tuli. Aga jah, et kas ta nüüd motiveerib kedagi pikemalt olema, ma arvan, et see ei ole nii-öelda
motivatsioon, et pigem on see töö, et mida sa teed, see meeldib, sul on huvitav, täpselt jamamoodi jälle, kui Indrek tõi välja, et see liikumisvõimalus, et noh, et kui ammendadki ära, siis saad ju minna ja teha seda, kuhu kutsub, eks ju. Kas nüüd suures mängus ta omab rolli, noh kindlasti omab, eks ju, et noh, 10% palgale juurde lihtsalt selle eest, et sa oled mingi aja täis olnud. Paksema vorsti viiluna. Jah, et aga see päevad on meil hästi pikad, aastad on hästi lühikesed, et see 10% tuleb nagu kohe kõmm, et noh, sa ei jõua nagu mõelda, eks, sealt edasi 15-20. Aga, ja ma arvan, et pigem see töö sisu, et mida ma nagu igapäevaselt teen, on minu jaoks oluline. Ma arvan, et sellest on kasu kaitseväele ja see on see, mis nagu hoiab siin liinis sees. Aga mis sulle meeldib enda igapäevaste ülesannete juures ja mis on väljakutse? Jah, kunagi ei tea, mis probleemi sa lahendama hakkad. See on nagu, et hommikul tuled, lülitad arvuti sisse ja siis vaatad mailboxist, et mis nüüd tuleb. Et mida me nüüd nagu lahendame. Õnneks kaitsevägi on selles suhtes siuke mõnus väike punt inimesi, et kui sul on mingisugune probleem, noh näiteks ma peaks mereväes midagi lahendama hakkama, siis ma saan Indrekule helistada, eks ju, et ta on seal olemas, ma tean teda, see probleem saab jube kiirelt lahendatud. Aga just see, et sulle nagu kogu aeg viskab midagi niiviisi ja siis tegeled sellega ja siis kui see üritus või operatsioon või mis iganes asi läbi on, siis on see tehtud tunne, vaata. Nüüd just hiljuti meil käis Rootsi kaitseminister, kes visiidil ja paar päeva hiljem, kui see visiit, meie jaoks põhimõtteliselt nagu liinitöö, et me teeme seda hästi palju, vaatame näo üle, paneme paketi kokku, vaatame, et kõik oleks ilusasti, saadame lennukile ja lähme edasi, eks ju, järgmiste ülesannete juurde. Ja paar päeva hiljem tuli siis Säpost, tuli meile meil, et tere, et ma pidin teile nüüd kirjutama, et see on nagu 3. korda, kui meie inimesed on siis teie juures nagu külas käinud. Iga kord me saame nii positiivset tagasisidet teie professionaalse tegutsemise kohta, kõigega oleks nagu rahul, et suur aitäh. Ja siis, see on siuke väike asi, mida sa loed, minut aega lugemist. Aga tegelikult see on nagu oluline jälle enda jaoks, et sa tead, et nende mingi Säpo, ma jälle ei süvenen, Säpo oli see kirjas, Säpo, mis seal taga on, ma ei tea. Ja nemad ei ole ainukesed, et tihtilugu ikkagi tuleb kas läbi protokollide või jah, siis kirjutatakse otse, et meie tööga ollakse rahul, siis sa tead, et sa teed õiget asja, õige asja nimel. Mis on teenistuses raske? Mõtlesin selle küsimuse peale ja siis ma leidsin ainult ühe asja. See on iga 3 aasta, et me käime arstlikus kontrollis. Ja seal on siuke kuulmistest, kus sa lähed, paned klapid pähe, istud boksi ja siis sa pead, lastakse erinevatel sagedustel siis helisi. Ja siis sa pead õigel ajal nuppu vajutama, kui sa nagu midagi kuuled. Ja mul ei ole nüüd üldse õnnestunud, et ma juba mõte sellest, et ma pean sinna minema uuesti selle aasta lõpus, tekitab mul külmavärinaid. Et see on minu jaoks on nagu hästi raske, aga nagu mul üks ülem kunagi ütles, et elus on ainult üks raske asi, see on tellisega tagumiku pühkimine. Ja see on keskmisest raskem, aga kaitseväes küll midagi nagu ületamatult ei ole. Tegelikult, välja arvatud see kuulmistest. Seal ma võin jälle lugusi rääkida, et vabandage, et Eesti ei ole veel alanud, et ma sealt kindluse mõttes ette ära. Ja siis, et nüüd tegi ukse lahti ja siis vaatasid, kas ikka töötab, et ei ole midagi vajunud, et juba pikemat aega mängime teile midagi. See klassikaline on ka see, et see tädi teeb selle ukse lahti, ütleb sulle midagi, siis ütled, mida? Ja siis ta saab kohe aru, et siin võib miinused tõmmata, nagu et siit ei ole midagi tulemas. No ma ütleks seda, et töö puhul on positiivne on küll see, et töö puhul on see, et
rutiinsed ülesanded on, hästi rutiinsed ülesanded on, nii-öelda sisulised asjad, mille ma võin panna paberile minuti jooksul kirja, on need, mida ma igapäevaselt teen. Küll aga, mis teeb selle töö heaks, huvitavaks ja nii-öelda selliseks põnevaks või kaasakiskuvaks on see, et ma ei tea, kuidas ma täpselt neid rutiinseid ülesandeid täidan. Ma ei tea, kellega koostöös ma neid rutiinseid ülesandeid täidan ja ma ei tea, kus ma neid täidan. Mis tähendab seda, et täna hommik algas mul kontorist, klõbistasin nii-öelda klaviatuuri, lugesin meili. Järgmisel hetkel ma olen kuskil mingi saare peal, kaamera käes, teen pilti kellestki, mis on minu igapäevane ülesanne. Aga see, et kuhu ma satun kellega ja mida täpselt tegema, kuidas seda ülesannet lahendama, on see, mis on hästi huvitav. Kuulmistestiga mul on ka probleeme varasemalt olnud, nii et see on tõepoolest kinnitan, see on raske. Kas kaitseväelased on kurdid? Mida? Kas kaitseväelased on kurdid? et ei, me kurdid ei ole, aga me nii-öelda, meil on vaja võib-olla mitu korda kuulda lihtsalt, et veenduda täpselt, mis piiksu nüüd lasti. Mis on keeruline, ma ütleks, et on aja planeerimine võib-olla, eriti kui neid ülesandeid on päris palju, siis ma selle nädala jooksul olen oma kolleegiga istunud ja lihtsalt põrnitsenud kalendrit ja vaadanud meie nii-öelda veebisüsteemi ja mõelnud, kuidas me saame tööd teha niimoodi, et meil ei jääks midagi kahe silma vahele. Sellepärast, et ma julgen väita, et nii-öelda meediaalaselt ja ma olen üsna kindel, et Marko, sul ka tuleb nii-öelda igapäevaselt mingisuguseid kümneid e-kirju, kellel on kiire, kellel ei ole kiire, kelle asi on selline, mis kannatab oodata, kelle asi on selline, mis nüüd nagu juba pidi eile juba ära olema tehtud. Et see, et kuidagi seda aega planeerida, panna kirja, teha mingisugune süsteem, kalendrisüsteem, see on see, mis võib-olla nagu keeruline osa selle töö juurest, et midagi ei jääks kahe silma vahele, eriti kui on sarnased asjad, et üks päev pean tegema pilti seal, teine päev pean tegema videot seal ja siis mul lähevad need kaks asja sassi ja siis ma ei tea mitte kumbagi või kuidagi nii, et see on keeruline, aga ma räägin, ma ei ole veel leidnud kalendriprogrammi, mis minu ees ei väriseks, nagu ma suudan kõik on mulle mitu korda rääkinud, et tal on mingi 3 kalendrit. Ma olen mõelnud soovitada, et äkki sa tahad kõik need 3 kalendrit kokku panna üheks kalendrit. Ei saa, lihtsalt sellepärast ei saa, et meil on Kaitseväe oma sisemised süsteemid ja ma ei saa ühendada oma tööarvuti kalendrit oma tsiviilkalendriga väga hõlpsalt niimoodi, et keegi kuskilt IT-jaoskonnast ei tuleks mulle sõrme viibutama. Ja sellepärast ma rullin oma 3 kalendriga, aga nüüd nendest võib-olla saab 2, nii et juba on suur võit terendamas. Areng. Kaitseväes on selline tore asi nagu Kaitseväe kehaliste võimete test, mis on ka osa näiteks, kui inimene kandideerib teenistusse, siis ta peab selle ära tegema. Te teete ära selle? Vorm on seljas, mul on ka ju süsteeme, et peab tegema ja nüüdsest vist 2 korda aastas lausa, et see muutus hiljuti 2 korda aastas, esimesel poolaastal, teisel poolaastal. Jällegi, see ei ole mitte midagi kontimurdvat. Kui tahta tulla Kaitseväkke teenima mingisugusel eriti erilisel ja palju füüsist nõudval ametikohal, jällegi toon tuukrid esile, siis need nii-öelda kriteeriumid, kui vormis sa pead olema nii-öelda siis kui heas füüsilises vormis sa pead olema, on natuke teised. Aga ma ütlen nii palju, et kui inimene on nagu natukenegi aktiivne, ehk siis ma ei tea, käib õhtuti jalutamas, nädalavahetusel sõidab natuke rattaga, ma ei tea, suvel mängib sõpradega korvpalli, no siis ma ei näe sellest probleemi. Ja kuna see kehaliste võimete kontrolltest on ka nii-öelda vanuse ja soo järgi ära lahterdatud, et kui palju sul tulemus peab olema, siis tegelikult see on väga mõistlik, et mida vanemaks ja hallimaks ja nii-öelda väsinumaks jääd, seda nii-öelda leebemad need testi kriteeriumid on. Et midagi kontimurdvat ei ole, kui vähegi liigutada ennast. Jah, ma pean lihtsalt kohale tulema, on juba arvestatud. Peaasi, et nad kuulmist ei testi seal, siis on juba ohtlik nagu. Sellest õnneks punkte vist ei saa. Aga ei, meil on kõrgendatud nagu teil tuukritel, mis on iseenesest nagu mõistetav, et kes on meie klientuur, eks ju, kaitseväelased, me peaks olema natukene paremas füüsilises vormis, et meil on see lävend on 220 ja siis operatiivgrupp, kes on meie mõistes natuke erilisemad, et nendel on see 270 punkti. See on 300-ast. Jah, 300-ast. Aga nagu Indrek ütles, siis kui sa natukenegi midagi teed, no õnneks meil on hästi sportlik punt koos, et kes teeb triatlonit või valmistub triatloniks, kes sõidab tõesti maanteeratast, kes mängib käsipalli, jalgpalli, korvpalli, teeb taekwondod, pädelit või lauatennist. Ühesõnaga, igaüks meist
mingi spordialaga tegeleb, et kui sa nagu oled enne kokku puutunud kehalise kasvatuse tunnis kas või millegiga, siis tegelikult see ei valmista mingit raskust testi ära tegema. Marko on selles mõttes suur spordientusiast ka, et ta rääkis, et talle väga meeldib padel ja et ta tahab algatada siukse projekti, et tehtud. Viimasest korrast see sai tehtud. Oled padelis käinud? Ei, ma ise ei osalenud. Korraldad. Ma olin patroon ja siis ma tõin neile mingi hästi roosat mingit Pepsit realiseerimiskeskusest. Sobis kuidagi sinna mängu kõrvale see Jano Kustuta. Padel ja roosa Pepsi, okei. Tegelikult taustainfoks Marko on öelnud, et ta hobikorras väldib padeli mängimist. Siiamaani on see mul õnnestunud. Isegi, sa nüüd korraldad, aga suudad ikkagi ise väldida. Ja ma nägin selle mängu ära. Tegelikult tundub huvitav, aga ma ei ole veel väljakule. Ära allu sellele provokatsioonile. Ma ütlen, see on siuke trend, mis tuleb ja läheb. Ma arvan, me võiks ikka mingi kihlpeo teha, et aasta aja pärast, kui me uuesti räägime, siis Marko on vahepeal padelis käinud. Ja ma ei imesta, kui ta on mind sinna ka meelitanud. Miks mitte, kaitseväes on ju igasuguseid erinevaid sportlikke mõõduvõtte. Isegi kalapüüki tehakse mingis formaadis. Miks mitte siis üle kaitseväe hakata siis pädelit vedama? Jah, tegelikult üldistades on kaitseväes väga head sportimisvõimalused, et kuna nagu inimesi on kolleegiumis päris palju relatiivselt, siis sageli sa leiad ühise hobiga nii-öelda grupi, kellega sa saad koos käia jalkatrennis, kossu mängimas, ma ei tea, sõudmas, mida iganes. Ja kaitsevägi väga nagu toetab seda füüsilist arengut, kas või sellega, et mul on iga kuu ette nähtud nii-öelda stebi konto, millega ma saan käia, vahet ei ole, jõusaalis, purjetamistrennis, mis iganes ette tuleb nagu, et neid võimalusi on nii palju, et igaüks, kes tahab ennast liigutada, leiab endale mingisuguse ägeda väljundi kindlasti ja ägeda grupi inimesi, kellega koos seda teha. Ja kes ei taha ennast liigutada, siis kaitsejuhataja on öelnud, et vähemalt 3 tundi nädalas me tööajast peame ennast liigutama. Ehk siis sa hakkad ennast liigutama. Ja just see on ka nagu hästi tavaline, et mingisugusel hetkel keset tööpäeva, kui ma näen, et mul on tekkinud väike ajaaken, ma tõusen püsti, tõmban dressid selga ja lähen nagu, ma ei tea, ujumistrenni näiteks. Et see on täiesti tööajast ja see on meile ette nähtud, et see on väga positiivne. Jah, see teie teine teabeohvitser on mulle alati helistab niimoodi keset päeva, et ütleb, ma just trennist tulin. Ja see on tavaline tema puhul, jah. Ta on suke sportlik kuju. Mõtlesin, kui te siin rääkisite, et kui palju on igasugust vaheldust ja suhtlemist ja uusi ülesandeid ja minu töö on suht sarnane. Mul on kunagi, ma ei tea, eelmine nädal rääkisin mingi Poola delegatsioonile meie kaitsetahte numbritest ja eile rääkisin Tallinna Kunstigümnaasiumi noortega ja iga nädal ma kohtan uusi inimesi ja saan hästi palju suhelda ja mulle väga meeldib see ka. Aga kui te saaksite soovitada, võtame näiteks, sul on ekstrovert ja sul on introvert. Milliseid ametipositsioone kaitseväes, kuhu te paneksite need? On siuke inimene, kes mõtleb, Jeesus Kristus, ma ei taha kogu aeg kõigiga rääkida, et mis te teeksite nendega? Radist. Radist, see, kes peab raadiosideoperaator, kelle töö ongi ainult rääkida. No väljakutse. Mul on hea kolleeg, kellega me Kaitseväe Akadeemias olime samal kursusel, tervitused siis tankitõrjujatele maaväes, et tema on siuke hästi karismaatiline inimene, hästi jutukas ja temale see instruktori või rühmaülema või kompaniülema roll nagu sobib väga hästi. Et selline väljund, et sa saad reaalselt nagu anda edasi oma õpitut, ise õpetada, näidata ette. Sinna juurde käib loomulikult selline kõneoskus, naljaviskamine, kõik selline läbi huumoriprisma, aga samas väga professionaalselt tegutsemine. Et ma ütleks, et selline ekstroverdi amet võikski olla mingi instruktor näiteks või mingi koolitaja või midagi sellist, kelle ülesanne ongi, või siis mingi juht nii-öelda ülem mingis üksuses, kelle töö ülesannete hulka kuulubki nagu suhtlemine ja inimestega koostöö nii-öelda tegemine ja planeerimine. Ja kui on keegi vaiksem leiab endale töö, võin kohe öelda näiteks, et IT-mehed meil kõrvaltoast on väga ägedad nagu 5+, et kõnnid mööda, uks on kinni, töö käib kogu aeg, kuuled ainult hiireklõbin on, klaviatuuriklõbin on, siis koputad uksele, sealt hüppab mees välja, tuleb sul teeb asja ära, hüppab tagasi sisse, rohkem seda ei näe täna. Et
vahet ei ole, milline inimene sa oled, ekstrovert, introvert, midagi vahepealset, nagu kõikidel on midagi, ma olen suhteliselt kindel sellest. Indrekuga täitsa nõus, et vastavalt sellele, milline sa oled, koha sa siin kaitsesüsteemis enda jaoks leiad. Ja kuidas just SB-ga? Ei meil on vaja suhelda inimestega, nii tsiviilinimestega kui ka siis teenistuskaaslastega, et seda suhtlust on päris palju. Mulle endale tegelikult üldse ei meeldi suhelda, et õigesse kohta oled. Jaa, aga see tõmbab mind ka nii rihmaks, et ma lähen peale seda tunniks ajaks kuskil pleedi alla ja teen hüüget endale, et ma pean ennast, see on hästi kurnab minu jaoks, aga see on üks osa tööst, ma teen seda ja nii ongi. Aga jah, meil sa pead suhtlema, muud moodi ei saa, et nagu peatad sõiduki, et tervist, mis põhjusel te nagu peatasite mind, sest peegli katki, et teil on peegli katki. Et päris nii ei saa, eks ju. Et sa pead suhtlema, ja kõik enda tegevused, täpselt nagu meedikud ju nii nüüd lasen sulle seda desinfitseerivad seda, nüüd lükkan süstlaveeni, eks ju. Täpselt samamoodi meie ütleme kõik enda tegevused ette ära. Kirjeldad, mida ma tegema hakkan, et siis klient teaks, mis saama hakkab. Tegutsed. Et sa ei saa lihtsalt niiviisi, et üks hetk lüüakse jalad alt ära ja sa oled seal kõhuli maas ja rauad on peal, et nagu hoiatada. Ma kujutasin ette parameedikut, kes siis lööb süstla kellelegi veena ilma midagi ütlemata. Mul on siia silm tatoveeritud, eks ju, siia veeni kohta ja siis jällegi arstlik komisjon ja siis ma ütlesin sellele meedikule, et olge hästi ettevaatlik, et kas te süstlit kardate? Ja ikka kardan. Et aga olge hästi ettevaatlik, et eelmine meedik lükkas mul selle süstla silma. Mis toimus siis? Et suhtlemine on oluline kokkuvõtteks. Et sõnum jõuaks kohale. Selle loo peale, ma tahaks veel lugusid kuulda, mulle väga meeldivad lood. Midagi teie teenistuse ajast, mis jääb igaveseks teiega. Ja kõikide lugudega on niiviisi, et kas sa oled seal peategelane, kõrvaltegija, tegelane või siis sa satud sinna siis mingil hetkel sisse. Nüüd üks lugu, mis jube hästi minu meelest võtab kogu selle teenistuse. Ma olin just värske ajateenija Taara linnakus. Meid oli õpetatud marssima, voodit tegema ja siis õpetati meid ka, kuidas varustus paigutada õigesse riiulisse enda sõdurikappi. Ja minu jaoks ajateenistus oli uus, ma ei olnud kordagi enne käinud, et ma ei teadnud, mida sinna kaasa tuleb võtta. Ja mingil põhjusel, kuna ma teadsin, et sõduri baaskuulsus on 3 kuud, siis ma nagu välja ei saa, ma olin võtnud terve hunniku dušikeele endale. Nagu erinevaid. Kõik need kõige magusamad lõhnad, mis vähegi olla saavad, eks ju. Ja siis tehti kapi kontrolli ja siis see vee peal, ma ta nime enam ei mäleta. Kelle kapp, siis ma läksin, minu kapp. Mul on ju kõik hästi, eks ju. Miks teil nii palju erinevaid dušikeele siin on? Mulle meeldib vaheldus. Siis ta üritas seda nagu, ta näed, et ta hoiab seda naeru kinni ja üritab tõsine olla ja siis ta ütleb, ja vaheldus sa siin saad. Ja ma ei ole pidanud ta sõnades pettuma. Aga üks teine lugu on, mille peale, võib-olla osad on näinud seda Reames Kuroškin, see sketši, stand-upi teema, eks ju, et hiljem vaadake järgi. Link tekib siia ülesse. See ma näinud, nii tehaks. Ja siis ajateenistus jällegi, metsalaager, hästi ilus öö, mitte ühtegi pilve, väga selge, kuu paistab ja siis telgist öeldi, et kuule, et Kalju, et mine kontrolli post üle. Nagu, okei, mõeldud tehtud. Läksin ja see oli metsasiht ja samal ajal, kui mina sinna metsasihi peale astusin, siis minu paremal tegi seda sama asja umbes 20 meetri kaugusel, tegi Ilves. Ja siis me sattusime nagu samal ajal sinna metsasihile. Mõlemad olime ilmselgelt üllatunud, et me ei osanud nagu oodata, et me seal kedagi kohtame.
ja siis ma vaatasin teda, ma ei osanud mitte midagi teha, siis ma tegin ja siis ma sain sama hästi aru, et loll. Astusin sammu tagasi, läksin telki, küsiti juba kontrollisid ära posti või, et nii kähku. Ma ütlesin, jaa, postil pole häda midagi ja siis keerasin ennast sinna magamiskotti ja mind hakkas jubedalt häirima, et ma Lõuna-Eesti, ma ei tea, äkki on mingi inimsöörija Ilves või midagi sellist, et postist ei ole mitte midagi järgi, et ainult kiiver ja laibarauad või midagi sellist. Ja siis ma vähklesin seal selles, aga umbes tunni aja pärast tuli siis nii-öelda postivahetus ja see post oli elus ja terve, et lõppkokkuvõttes läks nagu hästi. Et see oli siuke teine meeldejääv lugu ajateenistusest. Mul ei tulnud midagi, mul oli kass ju. Väga awkward oli. No, ma pean pöörduma tagasi ikkagi klassikute juurde. See klassikaline lugu, mida mulle ikka meeldib rääkida, et grillisin juba soojal ajal šašlõkki ja helises telefon, võtsin vastu. Tollane üle ja räägib mulle, et nii, nüüd on selline võimalus. Ma olin just äsja kooliga lõpetanud vist, et ma olin just värske ohvitser ja nüüd on selline võimalus, et igal aastal toimub mingi üritus, kuhu võetakse üks noor ohvitser kaasa, mereväe ülem läheb siis mingisugusele visiidile, üks noor ohvitser võetakse kaasa, et kas sa oleksid nõus minema? Ma ütlesin, et absoluutselt, muidugi ikka. Et kuhu siis ka nagu minek on? Siis mulle öeldi, et et lennukikandja peale, suur siis nii-öelda sõjalaev, mis siis nii-öelda lennukeid kannab, uskumatu. Ja ma ei osanud tollel hetkel midagi öelda, ma liha hakkas kõrbem minema, ma ütlesin, et jah, muidugi, tulen. Hiljem ma sain teada seda, et kui see päev hakkas lähemale jõudma, et me peame nagu lendama sinna kohale. Mina arvasin, et see lennukikandja tuleb siis kuskil Helsingisse sadamasse, ma panen Tallinkiga üle ja astun pardale, ongi kõik. Mille peale naerdi mulle näkku öelda, et ei, kullamees. Lennukikandja ikka sõidab merel. Lendasime siis mereväe ülemaga Sitsiiliasse, Ameerika õhuväebaasi, kui ma õigesti mäletan. Ja siis sai mulle selgeks, et kuigi mulle ei meeldi nagu tsiviillennukiga lennata, mul ei ole nagu foobiat võib-olla, aga ütleme niimoodi, et pole nagu meelistegevus. Ei ole loomulik olla mingis raudtuubis 800 kilomeetrit tunnis, 11 kilomeetri kõrgel. Ei ole, tulge laeva peale, palju parem. Ja siis mulle nagu sai selgeks see, et ka siin nagu selles Sitsiilias ei ole ta kuskil sadamas, vaid künnab merd, mis tähendab, et meid pannakse nüüd mingisugusele Ameerika transpordilennukiga ja me nüüd maandume sinna lennukikandja tekile. Nagu ma ütlesin, mulle nagu lennata ei meeldi väga, mis tähendab seda, et mina kuulasin selle ohutusbriifingu ära, anti mulle mingisugune kiiver, nagu sellest midagi kasu oleks, kiiver, eks ole. Anti kiiver pähe, anti päästevest selga, öeldi, et nii, nüüd läheme lennukisse ja lennukis sees toimub siuke ohutusinstruktaaž, et räägitakse detailselt ära, et mis siis tegema peab, kui midagi nagu valesti läheb. Jah, minul oli muidugi tolleks hetkeks juba näost valge, väga suur hirm, istusin kuskil sinna lennukisse maha, jällegi transpordilennuk, väga kitsas, väga siuke, robustne raud, eks ole. Istusin maha, mina ei vaadanud isegi, kelle kõrvale ma istusin tollel hetkel. Ja siis ohutusinstruktaaž hakkab peale, seal on siis air crewman, ehk siis nii-öelda lennuki meeskonna liige, kes istus meiega seal nii-öelda reisijate salongis. Ja hakkab siis rääkima oma ohutusinstruktaaži. Ma nüüd tõlgin eesti keelde jooksvalt ära, muidu ilmselgelt rääkis rõske Ameerika aktsendiga Ameerika keeles. Ja hakkas ta siis rääkima, et me nüüd kohe stardime ja mis iganes peaks juhtuma, siis jätke alati endal meelde, et samal hetkel hakkas propellerid käima, mitte midagi kuulda ei olnud. Nii et mida mina kuulsin oli see, et jumala eest, mida te teete, ärge puutu. Mis asja? Ja siis, kui peaks toimuma hädamaandumine näiteks vee peale, siis ja võtate selle ja tõmbate alla. Hullult halb on ju, ei taha olla seal enam, väga halb on ju, aga nüüd ma olin nagu, nüüd ma olin nii-öelda juba seal ja enam nagu pääseteed ei olnud, lennuk hakkas juba õhku tõusma. Tõusis õhku, lendasime seal, päris pikk lend oli mingi tunnike ja kuskil seal Vahemere kohal siis, kui me olime, mina olen laeva peal õppinud seda, et kus suitsu seal tuld, kus tuld tuli paha, hakkame kustutama. Ja see lennukuna ta oli, ma ei tea, konstruktsioon oli selline, et sinna tekkis see veeaur, nagu udupilv tekkis, siis mina arvasin, et me läksime nüüd põlema, lennuk põleb, okei.
ja et seda hirmu nagu veel nagu vinti peale keerata, siis see air crewman hüppas tollel hetkel püsti, tõmbas taskust mingi nii-öelda mutrivõtme ja hakkas poole lennu peal lihtsalt mingit suvalise paneeli tagant mingit mutrit keerama, onju. Noh, mina olin siis juba nagu nii-öelda maise eluga rahu teinud tolleks hetkeks, onju, ootasin oma, millal see pauk nüüd siis käib, onju. Ja ta ütles ka, et nagu, et kohe, kui me hakkame maanduma, et siis ma nii-öelda annan teile märku, et me nüüd maandume. Ja mina arvasin, et eestlasena ikka tagasihoidlik, et ju ta siis näitab kuidagi käega, et we are landing, et me nagu maandume. Ta hüppas 10 sekundit enne maandumist püsti, revis endal traksid eest lahti, karjus USA, USA, and now we land. Ja hüppas tagasi ja tõmbas niimoodi hinge kinni endal ise traksidega. Siis lennuk korrigeeris ennast ja siis käis selline matakas, nagu keegi oleks mulle kuvaldaga tagumikul öelnud lihtsalt. Sest et see lennukikandjale maandumine on kõige nii-öelda Eesti violent, kõige agressiivsem või siuke nagu vägivaldsem asi, mida ma kunagi kogenud olen, sest et see peab jääma seal nagu mõndade meetritega seisma, püütakse trossidega kinni. Siis muidugi peksti meid sealt lennukist kohe välja. Siis kui me maandusime, ma sain aru, et ma olin nagu kõrval istujalt nagu käest niimoodi sõrmseongusse haaranud. Aga mina ju ei teadnud, kes see on ja siis ma pöörasin pähe, vaatasin, hopsti, tervist ära Commodore, mereväe ülem istus kõrval ja tema väits mulle, et ka temale ei meeldi lennata, eks ole. Sõrmseong on väga viisakas väljend, sa võtsid tal kätust kinni. Ära ütle nii, äkki ta kuulab. Ja siis jah, olime seal lennuki kandi peal, meile tehti seal tuur, hästi suur laev, 4000 pluss meeskonna liiget, väga nii-öelda mitu hävituslennukit, hullult põnev, võimas kogemus mingisuguse Lõuna-Eesti kuskilt Kambja metsa vahelt mingi poisi jaoks, nii äge lihtsalt. Ja kõige põnevam osa sellest oli see, et meie kõrvu kostus kuulmine, et siin laevas on laevakoer. Ilmselgelt kõik tahtsid laevakoerana, mis pane ära need lennukid, kedagi huvitse. Ja siis laevakapten tuli, kõik olid nagu, et can we see the dog, et kas nagu kutsat võiks näha. Ta võttis raadiosaatus, get the dog, kõik. Mõni minut hiljem ilmus meile üks madrus, kelle tööülesanne oli nii-öelda seda koera natuke kantseldada, tal oli snäki, teistel olid relvad vöö peal, siis tal oli nagu koerte snäki kauss oli vöö peal. Ja siis koer astus sisse ja siis ta andis koerale au. Siis, mis asja on ja siis ta seletas, et jah, et see koer on minust kõrgemas auastmes, et tema on nagu vanem madrus ja ma olen nagu madrus. Tehti tuur ära ja lensime tagasi ja kõik lõppes hästi, nii et väga selline väga äge kogemus, lihtsalt tore lugu, mida meenutada. Minu eest vahepeal kaitseväelased on nagu elukutselised vanaisad, et ma olen kõiki neid lugusid mingi 5 korda kuulnud, aga need ei aegu mitte kunagi. Ja detailid ka alati natuke muutuvad, järgmine aasta uuesti. Mis seal siis päriselt juhtus? Just sellest Indreku kogemusest tahaks seda ka kuulda, et milline teie rahvusvaheline kogemus on olnud? Et just see rahvakeeli missioonid ja kus riikides te olete saanud käia, kui palju te olete saanud käia? Mul sai eelmise aasta lõpus täis siuke huvitav staatus või daatum või eesmärk, et nüüd on kõik sõbralikud Euroopa riigi, nii-öelda NATO liikmesriigi sadamad või siis nii-öelda mitte kõik sadamad, aga kõik riigid on nüüd läbi käidud laevaga, ehk siis ei ole enam Euroopa riiki, kus ma ei oleks käinud. Väga siuke tore. Mereväes on seda rahvusvahelist koostööd hästi palju, sisuliselt iga päev. Nagu täna hommikul suhtlesin ameeriklastega ja tegime koostööd. Merel sisuliselt ma võiks öelda, et igapäevane, et nii-öelda merepildi loomine, infovahetus, inglise keeles loomulikult kõik käib, et merekeel on inglise keel ja seda tuleb mereväes väga hästi teada. Igapäevane ja väga pidev on see koostöö. Olen käinud ühel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, nagu ma enne mainisin, logistika ja teabeohvitseri rolli seal täitnud, olin seal mõned kuud Saabi laeva peal, sisuliselt tegin kontoritööd, aga lihtsalt merel, ehk siis õppuse planeerimine ja nii edasi. Seda sinu näidet mulle meeldib tavaliselt gümnaasiumi noortele ka tuua, et kui sul on noor inimene, kes ütleb, et ma tahan reisida, et siis mereväes saab. Join the Navy, see the world, aga enamus ajast on nagu hall ja sinine see taust, et nagu, et võib-olla kord nagu nädala 2 jooksul sul hops mingi huvitav linn, okei, juba lähme ära, et reisida saab, jah. Et teoreetiliselt riikide territooriumitel saad sa käia territoriaalvetes, kas aga kuiva jalaga maa peale saad, seda ma ei tea. Aga saab ikka. Marko, kuidas sul lood?
no missioone on mul hinge taga 2, mõlemad on Afganistanis. 2 täiesti erinevat missiooni enda loomu poolelt, et esimene missioon oli aastad tagasi lähikaitsemissioon, ehk siis me pakkusime siis turvatunnet Eesti ajutisele Assurile, kes siis baseerus Kabulis. Nüüd teine missioon oli rahvusvahelise sõjaväepolitsei kompanii raames, ehk siis täiesti tavaline sõjaväepolitsei igapäevatöö, ainult siis piirkond, ala, kus me olime, oli teine. Ja siis olen ka 3 aastat elanud Belgias, pikaajaline välislähetus on ta nimi vist ametlikult. Ja seal ma olin siis Shape'is jällegi rahvusvaheline sõjaväepolitsei kompanii, ja siis seal sõjaväepolitseinik, supervisor, siuke slash. Ja see oli nii-öelda politsei praktilise töö poole pealt ikka väga nagu õpetlik, et absoluutselt mis case võimalik saada oli, kõigega puutusid kokku, et igavesel ei hakanud. Aja jooksul siis ainult baas läks iga ringiga väiksemaks. Ja aga reisimise koha pealt et meie tööülesanded on ka sellised, et just eile käisin korra Lätis, nüüd kuu lõppu arvatavasti tuleb veel üks pikem ots sisse, et seda rahvusvahelist koostööd on, reisida saab. Mis on kõige põnevam koht, kus sa käinud oled? See tööga seoses. Tööga seoses, jah. No eile Läti oli päris. Minu jaoks oli Võru oli selline emotsioon, ma ei ole Kuperjaanus ennem käinud nagu wow. Ei, ma ei oska välja tuua. Jah, igas kohas on mingisugune huvitav. Mulle hullult Taani meeldib näiteks. Taanis ma olen käinud nii-öelda nii siis teenistusega seoses kui ka ise tsivilistina. Et mulle kuidagi see Taani on südame lähedane, et kui läheks nagu tagasi, siis käiks Taanis veel. Meil on hästi hea nagu koostööga Taani sõjapolitseiga, et see sama viimane missioon oli, mis meil oli, seal me olemegi taanlaste nii-öelda alluvuses. Et jah, Taani, ma ütlen sulle vastuseks Taani. Mulle nende kogemuste poolest alati meeldib, eelmine nädal näiteks käisin Soomes nende kaitseväel külas ja siis iga kord, kui sa mõne välismaalasega räägid, siis sa pead tagasi tulema mingite tervistustega, et nüüd, et näed, härra majoriga seal tunned teda ja siis ma pean hiljem Eestis tulema, ütlema, näed, keegi soomlane seal meenutas sind. Sõjaväepolitsei. Mis teid tsiviilpolitseist eristab? No tööpõld on väikesem, et kui tsiviilpolitsei tegeleb terve elanikkonnaga, siis meie tegeleme ainult kaitseväelaste, kaitseliitlastega. Et see rahvamass on juba teistsugune. Laias laastus meil väga suurt erinevust ei ole, ehk siis need samad politsei funktsioonid, mida siis politsei teeb, teeme meie siis nii-öelda väiksemas võtmes enda keskeid. Et ega meid väga palju peale vormi ei erista. Et põhimõtteliselt sama asi, ainult väiksema vindiga. Kas te kiirust ka mõõdate? Me mõõdame kiirust tõesti. Okay. Ainult kaitseväe sõidukitel. Ja kaitseliidu. Siis. Ma nii sõbra jaoks küsin. Küsi jah. Ei, tasub küsida. Ja, ikka. Kunagi ei tea. Või enamus ei teagi. Aga jah, seaduse järgi siis ainult kaitseväe sõidukid. Palju sa mereväelastega kokku puutud? No nad on meie põhiklienditega. Ei ole, sa seletad. Mis sa laeva kiirust ikka mõõdad? Nii, see tuleb nottides, eks? Ja, sõlmedes. Sõlmedest. Ja, täpselt. Ei, Indrek vaata alguses mainis ka, et kui on mingisugused visiidid, külastused, siis me satume sinna päris kindlalt. Sest see on üks osa nagu ettevalmistavast tööst ja tööst, eks ju. Tegelikult meil on 24/7 olemas ka patrullteenistus, ehk siis patrullid on olemas. Me üritame ära katta selle aja jooksul terve Eesti, sest vastutusala on terve Eesti. Muidugi on väga keeruline jõuda Võrru või Jõhvi, aga siuke korra nädalas me seal käime ennast näitamas ja täpselt samamoodi ka
ka mereväebaasis. Käime sees, käime ka lähiümbruses, sest tavaliselt lähiümbrusesse nagu ei nähta, et siis me üritame ka näha neid anomaaliaid, mis võivad olla siis natukene väeosadest või siis kaitseväe objektidest nagu eemal. Et ükskord olin patrullis, ühed laod, üks sõiduk oli siis pargitud sinna, jube kahtlane nagu, nii kahtlane, et miks ta on siin täiesti tühjas kohas. Ja siis läksimegi metsaalust kammima siis paari mehega, parkisime selle sõiduki kinni, et ta kuskile nagu minna ei saaks. Ja siis kammisime, lõpuks leidsime siis ühe perekonna, kes oli marju korjamas. Kõik on selge, andsid poole meile veel, et väga magus amps oli see. Ja Hendrik, ma ikkagi pean sinuga ühe asja ära klattima. No. Rannikukaitsedivision. Rannikukaitsedivision, no Rannikukaitsedivision on niisugune huvitav üksus, et kui meile tuleb mereväkke näiteks uus ajateenija, siis ilmselgelt see, kes soovib mereväkke tulla, sageli, ütleme enamustel juhtudel mõtleb ikka niimoodi, et ma tahan tulla, ma lähen mereväkke, ma lähen laeva peale, ma sõidan merd, ma tegelen tuukrigrupis, olen tuuker, allveerobotitega, teen midagi sellist. Siis mereväe koosseisu kuulub ka Rannikukaitsedivision, kes, nagu ma mainisin, on üksus, mis tagab nii-öelda merelisi operatsioone või toetab merelisi operatsioone kuskilt kaldalt, võpsikust, kuskilt paksu metsa vahelt. Nemad on rohelise vormikandjad, aga kuuluvad mereväe koosseisu. Ehk siis nemad on niisugused, mitte ametlikult, aga ma tahaks öelda merejalaväelased. Ehk siis tegelevad mereasjadega kuskilt metsast. Lühidalt. Nii te võiksitegi müüa nagu mariinidena. Mariinidena. Ma arvan, et päris äge oleks. Ma tean, et üks mu tuttav läks sinna nii-öelda, ta ütles, et väga huvitav nagu tööpõld. Et jah, teistsugune, aga ikkagi mereväega nii-öelda seotud, vaata. Et on niisugune koht, mida saaks. Jah, see on niisugune mõisteline. Jah, täpselt. Kas ma võin öelda, et mariinid? No, ma ei sinna kanti. Ma ei ütle. Läbi lillede võin öelda, et mariinid. Nii et on ka meil selline üksus kaitseväes täitsa olemas, kes sellist asja teevad ja igapäevaselt nad toimetavad nii Ämari lennubaasi ala pealt kui siis ka meil mereväebaasi ala pealt, et nemad on ka niisugune hästi liikuv üksus, kes jõuavad igale poole, kuhu vaja. Ja tuukrite mõistes ka, Marko, kui sa enne mainisid, et ajateenijad saavad teha päris ülesandeid või kui ollagi selles päris actionis sees, siis tuukritel just ju nüüd eelmisest aastast on esimest korda endal ka ajateenijad sees. Just. See suvi tulevad õhuväkke näiteks üle pika ajateenijad, et neid on ikka igal pool. Ja me üritame kaitseväes nii-öelda ajateenijaid järjest rohkem kaasata, nagu Marko ka ütles, siis nii-öelda erioperaatoritest, IT-meesteni, tuukriteni välja, et SPS samamoodi, et igale poole ajateenijad on tänaseks, ma julgen väita, et juba jõudnud otsapidi. Ja see on ju tegelikult väga hea võimalus, nagu just kui see ajateenija tuleb, sa kasutad endale järelkasvu. Just. Et nad saavad selle meki juba suhu, saavad nii-öelda aimdu, et milline see töö nagu on ja seda lihtsam on neil tulla peale nüüd reservi arvamist tegevteenistusse. Et see on tegelikult on win-win olukord. Väga, väga hea nii-öelda värbamisplatvorm ongi see, kui ajateenija saab teha seda, mida ta nii-öelda peale ajateenistus potentsiaalselt tegema võiks hakata. See käib nagu asja juurde. Aga võib-olla, et siin otsi kokku tõmmata, siis teekski väiksed reklaamiminutid. Miks just merevägi? Miks just sõjaväepolitsei? Oletame, et ei ole mitte ajateenija, vaid on keegi inimene, kes on läinud kuskile muud haridust, omandama midagi muud tegema ja mõtleb, et võiks tulla teenistusse. Ja eks kuulajad võivad ka vaadata kra.ee, sealt leiab igasuguseid neid tööpakkumisi. Saab filtriga ka panna, et panedki sõjaväepolitseisse, näitab kõiki neid ametipositsioone, mis näiteks praegu kuhu kandideerida saab. Aga mida teie ütleksite, et milliseid inimesi, nii ametipositsioonid kui ka iseloomuomadused, kes teile sobivad, keda te endale ootate? Ja. Ma arvan, et meie reklaam on tegelikult üsna ühtne, et olenemata sellest, et me oleme erivärvi vormides ja teeme üsna erinevaid asju, siis nagu me oleme siin maininud, siis reklaam on selles mõttes ühtne, et iga üks vahet ei ole, milline su loomuomadus on,
kui kaugele sa tahad selles kaitseväe karjääris jõuda, siis igaüks endale mingisuguse väljundi ja koha sealt leiab. No, mereväe puhul kindlasti see kollektiiv on üsna väike, samamoodi nagu SB puhul tõenäoliselt, et sa saad kõikidega väga nii-öelda, sa saad sina peale oma kolleegidega, mul on vaja ükskõik mida, ma võtan telefoni ja ma saan nii-öelda oma töö tehtud, et see kollektiiv on väike, väga sõbralik ja väga hea mereväes ja ma ütleks, et jällegi kehtib ilmselt mõlema kohta. Hea kaitseväelane minu hinnangul on siuke nagu kallis Šveitsi taskunuga. Ehk siis sul on nagu see põhinuga on seal olemas, on ju, sa oled kaitseväelane, sa täidad oma tööülesanded, aga siis, kui sul on vaja, sa oled instruktor, siis, kui sul on vaja, sa annad esmaabi, oled meedik, siis, kui sul on vaja, sa planeerid välisõppust, mis iganes. Ehk siis hea mereväelane ja julgen väita, hea kaitseväelane on see, kes täidab oma teenistusülesandid, aga on valmis nii-öelda astuma oma sellest igapäevarutiinist välja ja tegema midagi natuke uudset või panustama oma tööajast, vahest ka vabast ajast nii-öelda igasugustesse teistesse projektidesse ja sinna juurde astuma. Ja ma olen Indrekuga täitsa nõus, et meie puhul on see, et see kohtade arv on meil nagu väga-väga piiratud, et kui sind üldse huvitab nii-öelda see SB liin, siis kõige mõistlikum oleks alustada läbi vahipataljoni. Et kõigepealt saad sinna minna, olla näiteks aasta aega seal instruktor, võib-olla see asi ei ole üldse sinu jaoks, võib-olla see tõesti ei ole sinu jaoks, tahab midagi muud teha, eks ju. Nüüd need inimesed või isiku omadused, mida me otsime, et sa peed ilmtingimata olema nagu meeskonna mängija. Et nagu muud moodi ei ole võimalik seda tööd teha, et eriti meie tööd, et kus me töötame väikeste puntidena, et 200-400 meeskonnad, et sa pead nagu väga hästi teadma, et mis su paarimees nagu teeb, et ta sind katab, et seal mingit soolot ei tule, et vaata selja taga on tühjus, et sa oled seal üksi. Et see, ja teine asi on see suhtlemine ja sa pead selleks tööks valmis olema, et ta on teistsugune, et kui on vaja, siis sa tuled ja teed, et natuke pead seda enda ego maha suruma, et seda tööd teha. Ja kui sa ei viitsi kogu aeg ühte sama Exceli tabelit iga päev täita, siis nagu tule meile, et sa täidad selle Exceli tabeli ära ja siis saad äkki maastikule minna näiteks. Et vaheldusrikkus on kindlasti meie trump, nagu ma rääkisin, siis ülesanded on sarnased, kus, kellega ja millal ja kuidas sa neid täpselt teed, see erineb ikka igapäevaselt sisuliselt. Nii et vaheldusrikkus on see, mis võiks ka olla müügiargument. Jah, just see vahe ka, kui me alustasime sellest, et ajateenistus versus tegevväelaseks olemine, siis rääkisin hiljuti ühe neiuga, kes otsustaski, et tema jääb instruktoriks peale ajateenistust ja küsisin ka, et mis see siis peamised, et mis muutunud on. Ja siis ta rääkiski seda, et kuidas, et nüüd need tegevväelased, teised, kes varem olid mu ülemad, et nüüd nad on mu kolleegid, nad on mu sõbrad, me saame sinatada, me saame nalja visata, et kui varem sul ajateenistuses oli rohkem seda, et ikkagi veidi on paigas seda, et kes on see sul ülem ja rohkem autoriteet ja nii edasi ja rohkem viisakust, siis mina ka tänasel päeval tore on öelda, et mul on see privileeg enda kolleegidega, ükskõik kas ta on kolonel, leitnant, major, kes iganes, sa üks hetk ikka saad väga lihtsalt sina peale minna, sest te olete siiski kolleegid. Nii et mina soovin teile öelda aitäh. Tean, et see ei ole viimane kord, kui me kohtume. Ongi nii. Ja järgmine aasta uuesti. No siis saab sinna ühte kolmesse kalendrisse ära märkida. Ja. Ma pean nüüd hakkama. Jälle, okei. Nii et aitäh, et te tulite täna ja järgmise korrani. Oli rõõm, aitäh. Nägemist.